Aga kuulge, meil on siia poolde jäänud veel üks koomik, nii et palun taaskord teeme lärm ja kutsume lavale teete tuleb Miikael Meemaa! Aitäh. Mehed ja arsti juures käimine. See on üks ikooniline duo, kas pole. Umbes nagu vampiirid ja küüslauk. Reaktsioonid on ka tegelikult sarnased, kui sa mõtlema hakkad. Alati, kui keegi palub lähedasel meesterahval arsti juurde minna, siis tuleb see. Lihtsalt keegi, kes hoolib teisel pool vannitoast nagu, kallis, kas kõik on okei, mis helid need on? Äkki see peaks minema? Ja meeste avalikud vetsud. Naised isegi ei tea, mida me peame läbi elama. Ei, sest naiste avalikud vetsud, teil on kõigil oma tuba, on ju. Igale printsessile oma kabiin. Nagi on seina peal, koli või sisse. Meeste avalik vets, see on mingi ruum, mida nad ei hakanud plaatima isegi. Lihtsalt mingi ummäärane renn visati sisse ja öeldi, et teate küll, millest te süüdi olete. Kus selle koha pealt võrdõiguslikkus on? Tead, mina ütlen, võtame naiste vetsudes ka need seinad vahelt ära. Paneme potid ümarasse kaarde, vaadake, mis tunne on. Kusta üksteisel otsa vaadates. Ei ole äge. Aga minu arvates kõige jubedam asi meeste avalikes vetsudes on, ja ma tean, paljud puusalt pakuks, kas see on hais. Muideks ei, see on naiste oma sullem. Aga see ei ole teie süü, Jumal lihtsalt tegi teid nii. Ei, see üks prügikast, mis saab päev otsa kasutatud tampoone, ta on õhtu lõpuks avatud kimchi-purk seal nurgas. Midagi ei ole teha. See ei ole teie süü. Meeste vetsus minu arvates kõige jubedam on helid. Ei, sest niigi on raske seal renni ääres. Sa üritad rahustavat hingamist teha, paned silmad kinni, manifesteerid endale. Sa suudad seda. Keegi ei vaata sind, võta see välja, see ei ole nii hull. Ja täpselt see, et kui sa oled peaaegu valmis, alati see moment tuleb see teine tüüp ukses sisse ja alati täpselt sinu kõrvale renni äärde ja hakkab see pihta. Asi, mida ma eeldan, et naiste vetsust nii tihti ei kuule. Ma eeldan, et Triin ei ole kõrval kabiinis nagu üli täpselt jalga vahet. Meeste vetsus iga teine tüüp see. Ja vaat nagu, kui sa kuuled kedagi teist oksendamas, sul hakkab endal okserefleks tekkima. Ja nüüd sa oled seal renni ääres nagu, ma arvasin, et mul on pissi häda, aga ma panen ketti vist. Äkki vedeliku väljutamine seegi. Ja see, et see ennast ei häiri neid mitte kunagi, alati käituvad nagu täiesti tavaline asi, mida inimkeha peakski tegema. Mis sul on seal? Miks sa ise huvi ei tunne? Mehed käituvad oma kehadega täpselt samamoodi nagu need inimesed, kes mingi vana rondi autoga sõidavad. Iga kord, kui nad võtmesüütesse panevad, ilmub armatuuri peal see ohutulede vikerkaar. Ja ta on sulle rahustavad lihtsalt, ei sõita kannatab küll. Mehed on oma kehadega samamoodi, igalt poolt on katki, veidrad helid, asju lekib. Ei elada kannatab küll. Ja kuigi meeste tervis on traagiline teema, siis see on alati naljakas ka. Näiteks mul on üks sõber, kes nüüdseks 5. aastat juba lonkab. Ja mingist hetkest tekib nagu filosoofiline küsimus, et nagu mis maalt lonkamine lõppeb ja mis hetkest me selle Inva parkimiskaardi saame ära anda sulle. Ja me oleme maininud seda talle, me oleme nagu, jõu mees, ei tea, kas oled ise tähele pannud. Aga muideks sa pikemat aega lonkad juba. Ja ta vaatab meile silma sisse ja ütleb, ei lonka. Mis on nagu positiivne suhtumine, aga me näeme ju. Miks me kardame iga kord, kui sa pimedas vastu tuled meile? Ja nüüd ta on järgmise taseme saavutanud, nüüd ta ütleb meile, et te olete lihtsalt kadedad. Sest ma kõnnin ägedalt. Ja mulle meeldib, et enda peas ta lonkab kohtadesse nagu mingi äge räppar saabuks lihtsalt. Lihtsalt üks äge tüüp kohale jõudmas. Mis ma võin mõtlema, äkki esimene räppar, kes seda räpikõnnakut tegi, oli lihtsalt mingi haige puusaga tüüp, kes üritas lavale saada. Siis kõik olid, vau, milline äge kõnnak. Wow. Äkki terves aeg need räpi häälitsused kaavad, kus vahepeal sõnade asemel on lihtsalt häälitsused. Äkki see on terve aeg on lihtsalt mingi valudes mees.
Skit, ja ma olen kindel, et täiskasvad mehed tegelikult tahaksid ka sõpradega ööseks minna kohtadesse, võib-olla sõbrale ööseks külla. Vaat nagu noorena käisid sõbra pool, ta magas voodis, said magamiskotiga põranda peal. Väike sleepover. Aga täiskasvad mehena sa ei saa teha seda enam. Teismelisena saite, sest mitte kellelgi ei olnud uneapneat veel. 30+ vanuses sa õpid väga kiirelt, et sa ei saa mitte kuskil oma sõpradega enam ööseks minna. See esimene telkimine, mis on nagu niigi rõve tegevus, mingi kilekotis metsas magamine. Ja nüüd sa üritad enda kilekotis kuidagi und saada, kui teiselt poolt platsi hakkab see pihta. Te kuulsite seda või? Mis asi see on? Mis loom see on? Siis keegi ütleb sulle, ei Tarmo magabki nii. Vähemalt ei pea metsloomi kartma. Ma olen suht kindel, karu ei tule selle platsi lähedale. Kui karu kuuleb, karu on ka nagu, okei, siin on mingi hullem asi. Ja äge, magamata öö ja proovi hommikul selle sõbraga rääkida sellest. Jou mees, ei tea, kas keegi on kunagi maininud seda sulle, aga sa muideks öösiti sured. Sa teed mitu ringreisi siinpoolsuse ja sealpoolsuse vahel. Ja see on võrdlemisi häiriv. Ja nad võtavad seda alati naljana, nad on alati mingi... Ei, mul on öeldud et ma natuke norskan. See ei ole natuke ega norskamine. Sa oled mingi täiesti uue asja leiutanud. Ja tunned sõbra pärast siirat muret. No, ei naljakas, aga päriselt. Mul on tunne, et kui sa ei lähe kuskile kontrolli, see, mis ma kuulsin, sa sured varsti nagu sa... Ja mingi hetk, kui sa vaatad piisavalt sügavale nende kotis silmade sisse, siis saad aru, et ta ei registreeri ühtegi sõna, mis ma ütlesin. Ta aju ei ole hapnikku saanud juba aastaid. Ta näeb enda ees lihtsalt uduseid kogusid, kuuleb helisid ja nagu... Ja see ei pea nii olema. Meil on aastaid see tehnoloogia olemas juba. Meil on need masinad, mis aitaks sul magada, aga proovi ühtegi meest saada neid kasutama. Kohe tuleb vastu, et ega mingi homo ei ole. Masinaga magada või? Ma magan üksi või naistega. Kuradi masinaga. Ega mingi Mattias Naan ei ole, et ma masinaga magan. Homo. Ja ma ei tea, kuidas nad arvavad, et see masin välja näeb, aga ma võin kinnitada, see ei ole see, et sul on öökapi peal suur peenis, mille sa ööseks pead kurku lükkama endale. Hapniku tarbimine on tegelikult nagu ülihetero tegevus. Ja meeste tervise jaoks läbi aastat üritatud igast kampaaniaid ka teha. Ma eeldan, et naised on üritanud. Sest nad ei taha üksinda olla maailma lõpus. Nad on kindlasti nõus osad kaotama, see tüüp võib minna. Aga paar tükki võiks ellu ka jääda. Ja ma mäletan, üks kampaania kunagi peaaegu töötas, päris edukas oli. Võib-olla osad mäletavad, kunagi oli selline asi nagu Movember, mis oli see, et iga novembrikuu kõik mehed pidid vuntsi kasvatama, et tõsta teadlikkust meeste füüsilise ja vaimse tervise osas. Ja see oli suht edukas, ma mäletan mitu aastat, iga novembrikuu kõik tüübid kasvatasid vuntsi. Keegi arsti juurde ei läinud. See oli see väike miinus seal nagu lihtsalt. Iga novembrikuu tüübid said vetsus kokku. Äge vunts. Ja kuigi ma olen ise täpselt samasugune, siis ma üritan parem olla. Ma hiljuti käisin arsti juures. Mille see oli eelmine aasta tegelikult, aga loeb ikka. Mul on lihtsalt see aasta kiire olnud. Ja mul on keha peal ülipalju sünnimärke. Ma olen terve elu teadlik olnud, et mul on väga palju sünnimärke, et neid peaks kontrollima. Ja see võttis kõigest 33 aastat aega, kuni ma julguse kokku võtsin. Siinkohal tahaks tänada e-perearsti keskust, kui ma oleks pidanud helistama, poleks siiani teinud seda. E-perearsti keskus, milline geniaalne leiutis. Lihtsalt saad enda perearstile anonüümse sõnumi saata. Või sa logid Smart ID-ga sisse, aga tundub anonüümne. Ja ma seal kirjutasin enda perearstile lihtsalt, et kuule, mul on ülipalju sünnimärke, mis teeme? Ja siis ta vastas mulle, tule siia, vaatame üle. Vestlus, mis minu arvates oleks emojidega palju ägedam. Kui ma oleks kirjutanud, kuule, mul on ülipalju sünnimärke, mis teeme? Ja siis vaat see pärdiku emoji, kes paneb mõlemad käed silmad ette.
Ja siis ta oleks vastanud, tule siia, vaatame üle. Veepiisk, veepiisk. Aga kahjuks ei olnud emojisid tema vastuses. Ja protsess ise oli suht lihtne. Ma läksin kabinetti sisse, perearst ütles, võt särk seljast. Ja siis ma seisin seal palju ülakehaga vaikuses pikemat aega. Kuni ta lõpuks ütles teiselt poolt lauda, sul on tõesti üli palju sünnimärke. Ja ta jättis sellise pausi, mis nagu eeldaks, et ma peaks omakorda midagi ütlema. Ja mul oli lihtsalt nagu, et mul on hea meel, et me ühel meelel oleme. Ja siis mu perearst ütles, et tead, kuna sul on nii palju sünnimärke, siis teeme lihtsalt ühest suvalisest pildi ja saadame nahaarstile. Ja mul oli nagu, et no sina oled meist 2 arst, nii et vastuväited puuduvad. Ja ta võttis laua pealt oma iPhone'i, kuhu ta pani mingi väikse julla, mingi filtri ette. Ma ei tea, mis see teeb, sünnimärgile koera kõrvat, 0 teed. Tegi mu rinnast pildi, ütles olemas, võtame ühendust, kui vastus tuleb. Ja siis 2 nädalat läheb mööda, saan uue sõnumi perearsti käest, seal on kirjas, kuule, pildi pealt polnud näha, pead tagasi tulema. Ja mulle meeldib, et see võttis 2 nädalat aega. Ma üritan aru saada, mida tegi nahaarst 2 nädalat selle pildiga. Kas ta vaatas nagu politseiseriaalides seda lihtsalt? Suurenda. Persse ma ei näe, tooge see tüüp siia. Või kas nahaarstidel on nagu enda versioon Tinderist, aga sünnimärgi piltidega? Tugitoolis rullivad neid. Ei. Jaa. Sellega tahaks tutvustada. Ja siis ma läksin tagasi perearsti juurde ja ta ütleb, et kuna pildi pealt pole näha, siis tead mis, teeme nii, et me lõikame selle sünnimärgi ära ja saadame füüsiliselt nahaarstile. Mis on ka variant, kuidas asju saata. Ja kuna ma ei käi eriti arsti juures, siis mootused on tihti võib-olla liiga futuristlikud. Ma lootsin, et iPhone tuleb uuesti mängu. Ja ma olin väga pettunud, kui ta võttis sahtlis selle vana hea hõbedase skalpelli. Ja mul oli nagu, et ikka keskaeg siis on. Okei. Ja ma ei tea, kuidas teil on. Võib-olla ma olen eriline selle koha pealt, aga mulle isiklikult näiteks ei meeldi näha, kui skalpell mu sisse läheb. Ja seega ma mõtlesin, ma vaatan lihtsalt lakke ja siis ma ei näe seda. Ja selgus, et mu pea kohal oli mingi lamp, mis töötas peeglina põhimõtteliselt. Ja ma nägin veel lähemalt, kuidas see skalpell hakkab mu rinda sisse minema ja ülikaugel sünnimärgist. Ja mul oli nagu, et oot, mida me täpsemalt saadame nahaarstile? Miks me terve mu rinna talle saadame? Kas see mingi jõuluboonus, ekstra rull sinki kaasa? Väike sünnimärk oli, see ei olnud Gorbatšovi pool pead. Ja lihtsalt lõigatigi, terve tiss lõigati ära. Ja siis ta õmbleb seda haava kohta kinni ja nüüd, kui see on niidid sees, siis ta hakkas mu sõnu peale lugema. Ütles, et nii, järgmised 2 nädalat sa ei tohi saada päikest selle koha peale. Ja see leidis aset novembrikuus Eestis. Ma vaatasin kabineti aknast välja ja ma ütlesin oma perearstile, ma arvan, et ma saan hakkama. Ma loodan, et kõik järgnevad reeglid on täpselt sama rasked. Nagu kurat raskemaks läks. Teine reegel oli see, et 2 nädalat sa ei tohi saunas käia. Mis on päris karm asi, mida Eesti mehel on novembris kuulda. Ju ma siis külmun surnuks, okei. Ja 3. reegel oli see, et 2 nädalat sa ei tohi trenni teha, 0 füüsilist aktiivsust. Põhimõtteliselt 2 nädalat pead vegetatiivses seisundis olema. Ja seda kuuldes järgnesid minu jaoks klassikalised leinastaadiumid. Esimene leinastaadium eitus. Ei. Vabandage, ma ei saa. Ei. Teine leinastaadium viha. 2 nädalat. Ilma sauna ja trennita. Vabandage, kas te teate, mille najal mu vaimne tervis ripub praegu? Seal on 2 sammast, üks on saun, teine on trenn. Sa võtad need ära, ma tapan ära ennast. Ma tapan ennast ära ja mis kasu sünnimärgi kontrollist, kui mind enam ei ole. Ja 3. leinastaadium, kauplemine. Kus ma ütlesin oma perearstile, et kindel, et 2 nädalat. Teeme ühe, see on minu pakkumine, saame keskel kokku. Ja mulle meeldib, et muidu me ei ole eestlastena kaupleja rahvas, aga kui on üks koht, kus me kauplema hakkame, siis on arsti juures. See 9+ aastat ülikoolis õppinud professionaal ja me oleme nagu, mida sa tegelikult tead?
ja siis me ei hakka mujal kauplema, sa ei hakka toidupoes kauplema, sa ei hakka automüügi esinduses kauplema, kui müügimees ütleb sulle nii, see maastur, mis sa just ostsid, ma rõhutan, see on diisel, ära pane bensiini siia. See on nagu, et üldse mitte või? Ole aus minuga, 5 liitrit vahepeal siia-sinna. Keskmine eestlane ei hakka isegi reisil kauplema. Keskmine eestlane Egiptuse reisil, kui ta saatub turu peale, sinna basaari peale ja siis see müügimees tuleb. For you, my friend, great price. Thank you. Ma ei hakka häbistama ennast ega seda kena Egiptuse härrasmeest. Pealegi ta mu sõber, kuulsid või? Ainuke koht, kus me kauplema hakkame, on arsti juures. Iga eestlane on seal olnud, kus perearst kirjutab antibiootikumid välja ja siis ütleb sulle, ja ma rõhutan, selle tableti kuuri ajal 0 alkoholi. Come on, my friend, ma ei saa nii kaua kaine olla. Come on, tule vastu mulle. Sa mõtled lahjat, on ju? Sa mõtled lahjat. Kanget ikka võib, on ju? Kanget ikka. Asi, mille minu arust me oleme täiesti ise välja mõelnud. Pole kunagi seda apteegi reklaami kuulnud, et antud ravimiga alkoholi mitte tarvitada, välja arvatud kanget. Kanget ikka võib, kanget ikka võib. Ja ma tahaks teada, kas kellegi on kunagi läbi ka see läinud, kus perearst ongi lõpuks enda laua tagant. Kurat, for you, my friend, hakka täna jooma. Aga 2 nädalat ma pidasin ilusti vastu, novembris päikest ei saanud, trenni palju ei teinud. Ja siis läksin tagasi arsti juurde, võeti niidid välja, ütles, et haav on hästi paranenud, hakkas koju saatma mind juba. Ja ma olin, et nii muuseas see tükk mu küljest, mille te ära võtsite. Uudiseid tema kohta. Jõudis kohale, oli näha seekord. Ja siis ma arst vaatab midagi arvutist, ütleb, veel ei tea. Ja mul on korraks nagu, et kas ma olen mingis tünga saates või? Kus kohas need kaamerad on? Sest kui need YouTube'i saated nüüd lõiguvad inimesi, te olete üle piiri läinud raisk. Ja siis ma arst kinnitab mulle, kohe kui vastuse saame, siis võtame ühendust. Ootan 2 nädalat veel, keegi ei kirjuta, keegi ei helista, lähen ise tagasi arsti juurde. Pole elus nii palju arsti juures käinud. Lähen uksest sisse, mingi õde on seal, lähen kohe tema juurde, et näe, siin on arm, tiss on puud, ütle ausalt, kus see on, mis te tegite, tunnist üles. Ja siis see õde läheb arvuti taha, nagu, et okei, sisestab mu mingi andmed ja siis tundub ok. Ja mul on nagu, et kas sa võiks spetsiifilisem olla? Mida see tähendab? Kas see tähendab, et kõik need 100 sünnimärgid mu kehale, kõik on ok või? Ta ütles, ei, see tähendab, et see üks on ok, teised võivad endiselt üliohtlikud olla. Ja vaat sellepärast ma ei taha enam mitte kunagi kuulda oma elus, et ükski naisterahvas tuleks minu juurde selle jutuga, et mine arsti juurde, mida sa kardad, mine käi ära. Ega see tükki küljest ei võta ju. Olge Tallinn, aitäh teile.